Ja meil oli vahepeal siin väike lõunapaus. Sõime kartulikrõpsu ja limonaadi. Majanduslangus ikkagi. Ja meil ei ole kahjuks raha, et käia Moskvas söömas. Ehk siis mitte Venemaa pealinnas, vaid kohvikus. Vabadussamba, mis ta veel on, monument või ma ütleks seda mingi projekti, jah, seal juures. On selline tore kohvik ja sellest tasuta reklaam, ootame tasu. Jah, saatke appi. Et järgmine tuleb siit Liis Lassis teeb oma uut portaali lass24.ee. Samas võiks olla ka kass24.ee. Aga miks ta Lass24 teeb? Et see on suhteliselt natuke ebakreatiivne, lihtsalt mingit eluahtega neile ahvida minust. Ja siis ta siin veel ütleb, et ta teeb mingit täiesti uut asja. No, ma arvan, et see ei ole uus. Aga põhiteema on selles, et ta moosib. Ilmselt ta teeb Salvestiga koostööd. Ta moosib oma portaali tööle sellised inimesi nagu I ja I täismaad. Jah, Eesti blogikunnid. Jah, blogikunnid ja nagu lausest on, et ta moosib neid. Ja. Mis sa arvad, mis moosi võiks pakkuda sellistele inimestele, et nad on kindlasti kõike moosi juba maitsnud, mida sa veel pakud? Ma küll ei tea, aga ma ennustan, et ta pakkus Irjale maasika ja Innole pohlamoosi. Need on lihtsalt kodumaised, vaata, kallimad. Jaa, et ma arvan, et ja siis mingi saiaga kindlasti. Ja kaldu teemad kõrvale. Ja siis siin on nagu veel siis tähismaad ütlevad, et neil on ka mujale pakutud tööd. Aga pole moosi pakutud. Jah, et ei tea, millega seal võrgutati. Aga mina ütleks Lassile seda, et võib-olla oleks mõistlik pakkuda mitte ainult moosi, vaid näiteks vaniljäätist koos moosiga. Jah. Et siis on nagu mitu asja ühes. Et muidu kõik pakuvad moosi ja tema pakub jäätist moosiga. Aga siin pildi peal on juba vaadata, kas need mingid tassid on ees. Ilmselt ta ikkagi mingi sööma käis. Need ei ole nagu isegi plastiktopsid, need on päris korralikult cappuccino või võivad olla ka kohvitassid. Jah, nad on mingid siuksed päris huvitavad ja rõõmsad levad on. Lass ise, võtan see pildi suure. Lass ise on ka sellise moosi näoga. Ilmselt on suu moosi täis. Nagu meil täna oli komme suu täis. Ja tegelikult teine variant on see, et kui moosi ei ole, vaata, näiteks säästumarketist mitte karamelli, vaid neid marmelaadi komme. Huvitav, mis moosi Liis Liitmaale pakkus, et Liitmaa tema eest sinna Taisse põgenes. Ja seal Pinksi mängis ja nii suure pingal ennast vigastas. See oli mürgitatud moos, nagu vaata, see on see lumivalguka see lugu, vaata, lumivalguka ja 7 pealbossi, et nõid tuleb, kuri nõid, Liis Lass tuleb vahepeal ja ütleb, et näe, võtta õuna, ehk siis moosi ja see Liitmaa võtab selle moosi vastusööb ära ja pärast ta siis peab ära põgenema. Aga äkki see on mingi meediajutt, äkki teil läinki Tais, äkki ta on raskelt haige, et tal on nagu sõi seda halba õuna, mis Lass talle andis. Õunamoosi, halba õunamoosi. Et see on igal juhul päris huvitav teema. Aga ühesõnaga, et eks seda tulevikus ole näha, mismoodi see ära saab moositud ja kui siit asja ei tule, siis järelikult soovitan uut retsepti tegema hakata.